Te kõik imestate, kuidas Islaamivabariik ikka veel püsti seisab, eks? Miks Iraani rahvas pole neid veel kukutanud? Ja Iraan, kelle sõjavägi on sisuliselt sandistatud, kelle majandus on 115% inflatsioonis, kelle SKT kahanes mõne nädalaga 70 miljardi dollari võrra, istub nüüd Ameerika Ühendriikidega vaherahu läbirääkimistel vastamisi. Ja nad ei käitu nagu kaotatud riik, vaid pigem nagu riik, kellel on valikuvõimalusi ja kes saab oma tahtmise. Kuidas nad on endiselt läbirääkimistel laua taga koos ühe maailma parima läbirääkijaga? See on üsna muljetavaldav saavutus, aga see ei ole üllatus neile, kes on Iraani algusest peale kuulanud. Kõigi nende küsimuste vastus peitub tegelikult selles, mis praegu Iisraelis toimub. Sõda Hezbollahga on taas alanud. Põhjaosas on piiranguid karmistatud, Hezbollah tulistab jälle. Kuidas see võimalik on? Ellujäämisstrateegia, mis on nii teadlikult üles ehitatud 47 aasta jooksul, et isegi nii ulatuslik sõda pole suutnud seda murda. Ja kui sa kord näed, kuidas see toimib, ei loe sa enam kunagi Iraani kohta pealkirju samamoodi. Kui Iraan Washingtoniga relvarahu raamistiku läbi rääkis, kaitses ta Liibanoni. See jättis Gaza täielikult välja. Hamas avastab nüüd avalikult, et ta on teisejärguline vara. Iraani raamistiku projekt sisaldas sõja lõpetamise deklaratsiooni kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis, kogu läbirääkimiste ajaks. See tähendab, et Iraan püüab kasutada rahuläbirääkimisi selleks, et külmutada Iisraeli operatsioonid Hezbollah vastu, kuni diplomaatia jätkub. Iraan on läbirääkimiste laua taga ja nõuab, et rahuleppe läbirääkimised kaitseksid Hezbollahad sõjalise surve eest, samal ajal kui Hezbollah tulistab rakette ning taastab ja hävitab Iisraeli põhjaosa. See kasutab diplomaatilist protsessi, et kaitsta oma asendusjõudu, samal ajal kui asendusjõud näitab, et diplomaatia ei tähenda tema jaoks midagi. Iraani asendusjõudude võrgustik ei loodud kunagi ainult sõdade pidamiseks. See loodi selleks, et Iraani ei saaks kunagi täielikult lüüa. See kombitsa-süsteem on end kinnitanud nii paljudesse erinevatesse kohtadesse, et kui ühe välja tõmbad, kasvab teine asemele. Kui Hezbollah täna tulistab rakette Põhja-Iisraeli pihta pärast kogu oma juhtkonna kaotamist, siis Iraan saadab sellega sõnumi, millel pole mingit pistmist selle konkreetse vahetuse sõjalise tulemusega. See ütleb, meid võidakse pommitada rusudeks, aga me suudame teieni ikkagi jõuda kellegi teise territooriumi kaudu, kasutades kellegi teise valitsuse halvatust stardiplatvormina. Iraani rahvas ei ole see režiim. Nad on need 42 000 inimest, kes tapeti jaanuaris lihtsalt selle eest, et nad soovisid midagi muud. Nad on need naised, kes ei saanud 3 kuud oma välismaal elavate poegadega ühendust võtta, sest režiim pidi oma tegusid varjama. Nad on need 80%, kes on selle ellujäämisstrateegia eest oma elude